Nii, tere! Olen järjekordselt Emajõe ääres ja mõtlesin natukene mõtiskleda. Mul on kombeks aeg-ajalt kiruda Amsterdami lennuvälja, sest tegemist on suhteliselt mitte meeldiva paigaga, ütleme nii. Isegi äriklassi salongil koorub seal mööblilt riie maha või kate maha. Ja ei ole just kõige toredam paik. Eriti kui tulla Hiinast, siis tundub ka väga selline räpane, võrreldes Hiina kiiskava puhtusega, eks ju. Aga kui ma seal olin järjekorras piirikontrollis, et väljuda Schengeni alalt, siis läksid kõik masinad katki, automaatväravad, eks ju. Ja minu selja taga hakkasid inimesed vaikselt hüsteeriasse minema. Ja ma pöördusin rahulikult nende poole ja ütlesin, vaadake, võrreldes Istanbuli lennujaamaga oleme praegu paradiisis. Ja kuigi ma seda Amsterdami lennu väga kirun ja ei meeldi mulle väga selline käed üles ja turska neegri naine, kes mul siniseks hõõrub, eks ju. Ja ma ei saa aru, miks Hiina käitub Euroopa Liidust tulevate inimestega lugupidavalt ja Euroopa Liit Hiinast tulevate inimestega ei käitu lugupidavalt, aga nii see seal on. Siis läbi Amsterdami ma nõus iga kell reisima. Ja just põhjus ongi Istanbuli lennuväli, et Amsterdamis võib olla kergelt räpane, seal võib olla läbi otsimisi, eks ju, aga ühte asja seal ei ole. Ja see on võib-olla lennujaamade pool kõige olulisem, sa ei lange seal kuritegevuse ohvriks. Istanbuli kohta seda kahjuks öelda ei saa. Ühesõnaga, ma olen aastakümneid üksinda kaugetel maadel reisinud, mingi hetkel väsisin ära ja lõpetasin reisimise ära, alati pole ka rahalisi võimalusi olnud. Siis tuli koroona aeg peale ja siis ma olin päris mitmeid aastaid elasin põhimõtteliselt 1 kilomeetri raadiuses. Ja siis esimest korda elus ma hakkasin tundma hirmu. Ma ei julge enam reisida. Ja mõtlesin, et ei, see ei ole nüüd mina, see on keegi teine. Mina ei tohi sellist hirmu tunda. Siis ma otsusin hakata uuesti reisima, et hirmu maha võtta, aga et vähem karta, läksin enne Tartust Pärnusse bussiga ja mäletan, kuidas ma seal Pärnu bussis värisesin. Ja siis ma sain esimest korda aru, et on inimesi, kes kardavad reisida üksinda, kes kardavad võib-olla üldse reisida. Et hakkasin nendesse võib-olla mõistlikult suhtuma, see ei tähendaks, et ma sooviksin nendega reisima koos minna, sest mul on olnud kogemusi, kus inimene, kes Eestis mulle vaevu teregi ütleb või kuskil mujal, eks teregi ütleb ja siis kui koos reisima läheme, siis on umbes nälkes mu küljes ja sellist asja ma ei talu. See on lihtsalt kuidagi valus ja solvav ja vastik. Aga miks ma selle mõtiskule täna otsustasin teha, kokku puterdada kuidagi? Põhjus on lihtne, ma tahtsin rääkida Istanbuli lennujaamast. Et miks ma sinna üldse sattusin? Sattusin sellepärast, et minu elus on väga suurt rolli mänginud Argentiina. Ilma Argentiinata ma ei oskaks poolt silpigi hispaania keelt. Kui ma oskaks hispaania keelt, siis mu elu oleks umbes, ma ei tea, veerandi 3/3 võrra vaesem. Väga teistsugune. Ja ma olen ka Hispaania kuningas elanud 12 aastat, eks ju. Ja see on minu elus väga tähtis. Argentiina oskan seetõttu, mulle meeldis Carlos Gardel noorena, siis ma hakkasin tema loomingut uurima ja siis kogemata õppisin hispaania keelt ära. Nii et kui ma esimest korda hispaania keelt kooli läksin õppima, siis ma pidin tegema tasemetesti ja seal öeldi, et mul on kõrgtase. Ma pean kõrgtaseme kursusele minema. Me hakkasime kohe lugema romaane ja ma alati ütlen, ma algtasemel ma hispaania keelt õppinud, kunagi ei ole. Kesktasemel ka ei ole, aga kõrgtasemel natuke olen. Ja siis, ja kuna Argentiinasse minek maksab umbes 1 triljon eurot, vaadake ise, kui ei usu, siis ma mõtlesin, et mul ei õnnestu sinna kuidagi minna. Aga olemas ka madal hooaeg, eks ju, talvel keegi külmaga ei taha võib-olla minna. Mul savi, mulle isegi meeldib talv. Ja on olemas selline lennufirma nagu Turkish Airlines, mis teeb väga häid pakkumisi. Seal oli üks augustikuine pakkumine, mis edastakas pilet oli põhimõtteliselt 800 eurot, mis on ilma rahat Argentiinasse minna. Ja seal oli muidugi väga halvad ühendused, oli 2 ööd, eks ju, Istanbulis, aga mõtlesin, kurat vahet ole, ma magan kas lennujaama põrandale, võtan mingisuguse väikese hotelli kuskile ja see tasub ikkagi ära minna. Et see on elus nii suur asi Argentiina olnud, et ma pean sinna minema. Ja siis ma hakkasingi minema ja huvi oli ka see, et Turkish Airlines pakub nendele reisijatele, kellel on pikk ootus, eks ju, lennuväljal, pakub tasuta veel linna ekskursiooni Istanbuli. Ja ma käisin tasuta ka Bosporuse väinal seilamas, mis ei olnud ka hea, et sai tehtud, aga ütleme nii, Istanbul ei ole minu maitse järgi linn ja
ja võib-olla neid verelaevu seal Bosporuse väinal näha ei olnud ka väga hea nagu selline kogemus. Kui ma Istanbuli jõudsin, üksinda reisis mul on teatud turvameetmed ikkagi, et ma näiteks ei hoia raha kõike ühes kohas, eks ju, see mul eraldi pakitud on ka kaela ümber, on kotis eraldi kohtades, on tasku, aga mul ei ole kunagi ühes kohas kõik asjad. Ja lisaks oli mul siis kaelas raha, eks ju, natukene, sellise väikese kotikesega ja olid Püha Miikali palvehelmed. Ja Türgis on niimoodi, et turvakontrollid on seal ikkagi väga-väga võimsad, nii et ma isegi üks võisin huvi pärast aega olukorrast, kus ei olnud järjekord, need inimesed läksid täiesti järjest, eks ju, midagi ei ole, võib-olla 2-3 inimest enne sind. Kõik liikus väga sujuvalt ja selline sujuvalt liikumine ilma nagu toppamiseta läks niimoodi, et see on kõigepealt esimene turvakontroll, siis on need passide kontrollid ja siis on veel teine selline väga põhjalik turvakontroll ja selleks mul mingi tund aega, kui ma kella vaatasin. Nii et see on väga-väga selline pikk turvakontroll, turvamehed on väga sellised ebaviisakad, jõhkrad, passikontroll on nagu niimoodi, et ma ei tea, ma olin just uue passi võtnud ja kõik läks nagu sujuvalt ja järjest läks, siis kui minuni jõudi, siis ta tegi passi lahti, siis ta kogu järjekord pandi seisma ja ta vaatas mind nii kurja pilguga, pole mind kunagi varem elus vaadatud. Järjest vaatas nagu põlitses 3-4 minutit või võib-olla 5 minutit, ma ei tea, aga vaatas uuesti, vaatas pass ja põrnitses kurjast. Ma tahtsin juba öelda midagi, aga ma ei julgenud, ta nägi välja nagu nõiamoor, see oli täiesti kohutav. Ja siis ma käisin seal ära ja siis, kui ma sealt ühest turvakontrollist läbi tulen ja mõnda aega olen juba seal transiidis olnud, kus muidu on väga jõhkrad hinnad, nii et kui pilet on odav, siis Istanbuli lennuvälja hinnad ei ole odavad, eks ju. Siis ma avastasin, et Püha Miikali palvehelmed mul kaelas ei olnud. Ja ma kunagi ei unusta neid mitte kuskile. See asjad ei juhtu, aga ma kunagi ei taha ka midagi halba teistes inimestes mõelda. Ja siis ma eeldasin, et ma unustasin turvakontrolli. Ma teadsin tegelikult, et ma ei unustanud turvakontrolli, aga ma otsustasin niimoodi mõelda. Ja siis ma mõtlesin, et kõige lihtsam on minna sinna, kus on see Lost and Found, eks ju, selline osakond on igas lennujaamas olemas ja öelda, et või isegi turvakontrolli tagasi minna ja sealt küsida. Aga mõtlesin, kõige lihtsam äkki mõelda sinna Lost and Found minna. Ja ma sain sinna ja nende näod olid juba väga kummalised. Aga ma ütlesin, et on kadunud ja näha olid väga juvitanud neid, aga selline kummalised näod olid ka näha, et kadunud oli kuidagi selline, nad teadsid tegelikult ei ole kadunud. Ja siis ma ütlesin, et kas ma peaksin turva sinna kontrolli tagasi minema, et nad äkki sealt kandiku pealt võtan ära, kui on jäänud ja siis ütlesin, et ei, et pole mõtet, seda tuuakse siia, kui on. Et sinna ei ole midagi jäädud, üle tunni ei jää sinna kunagi midagi. Ja kuna nad sinna kunagi ei jõudnud, oma etteruttavad öelda, et isegi pärast mitmeid meilivahetusi ei jõudnud, siis hiljem ka teisest riikidest kirjutasin neile, siis on selge, et need ei olnud kaduma läinud. Ja kuidas ma seda tean, et on kaduma läinud, kui ma tagasi tulin, siis Istanbuli lennuväljas juhtus selline asi, mis ma tahangi rääkida. Et siis oli mul see kaela ümber see raha, seal oli 400 eurot oli mul seal kotis, sularaha. Ja mingil hetkel, kui ma transiidis kõnnin, eks ju, siis ma avastasin, seda mul enam kaelas ei ole. Ja sellega oli niimoodi, et mul on täiesti kindel liigutuste järjekord, jällegi üksinda reisides tekivad sellised kiiksud või harjumused, mis on kasulikud, et kui ma selle alati kaela panen, siis ma alati katsun selle nagu üle, et see on kindlalt käed liiguvad, on aastakümned liikunud sellises järjekorras, eks ju. Ja ma katsusin ta üle, ta oli kindlalt seal, eks ju, 2 kihi riiete vahel ja mingil hetkel ei olnud. Ja see on ütleme niimoodi, et selle äravõtmine peab olema väga, see on võimalik, ma olen ka seda guugeldanud, see on võimalik ja kuidas seda tehakse, aga see on väga osav pika näpumees. Ja kuna sellega oli ikkagi rahaga, siis ma mõtlesin, et ei, et seda ma nüüd niisama küll ei jätta, kuna mul oli mõned tunnid aega enne lendu, ma olin varakult tulnud lennujaama, kuna see hotell, kus ma olin ebameeldiv, jällegi Türgi selline suhtumine inimestesse väga räige, nad hakkavad kõigepealt teesklenud, mul ei ole hotelli broneeringut, kuigi nad ise selle mulle vastanud mulle meilile, et on olemas ja kõik on korras, ja teesklenud, et tööta selle vahendajaga, kuigi tegelikult meilidel olid jälle kinnitanud töötavad, eks ju. Et kõik oli korras ja põhimõtteliselt on vana selline pettus, et nad tahavad, et topeltbroneering tehtakse ja juurde makstakse. Aga ma ütlesin, et vaatasin lõpuks lihtsalt otsa, ütlesin, et teil on mu broneering. Ja selle lause peale
Nad ei puuduta isegi klaviatuuri, nad vaadanud ekraanile, vaid kohe broneering oli olemas. Et selline, see on Türgis tavaline. Ja, aga selle tõttu mulle see hotell väga ei meeldi, ma tulin sealt ruttu ära ja olin seal lennuväljal ja kuna siis oli aega, siis ma otsusin, ma otsin politsei üles ja ma arvasin, et on null võimalus, et ma raha tagasi saan, aga ma teen seda siiski. Ja siis hakkas huvitav selles mõttes, et ma pidin, kuna ma pidin küsima, kui see politsei tasus, ma üritasin igasugused töötajad küsida ja ütleme 90% juhtudes oli umbes suhtumine nii, et ma tean küll, kus see politsei on, aga ma ei ütle sulle, sest see pole minu töö. Ja seda öeldi väga jõhkralt, mitmes kohas, mõnes kohas hakati naerma, miks sa politseid tahad, et ahahaa, eks ja jõhker suhtumine. Ma olen ise töötanud 2 rahvusvahelisel lennuväljal ja viimati töötasin Barcelona lennujaamas ja ma ei töötanud ühegi lennufirma heaks, ma ei töötanud lennuvälja heaks, ma töötasin selle hotelliketi heaks ja pidevalt, iga päev oli nagu, ma ei tea, 100 inimest võib-olla, kes küsisid igasugused, minu töösse mitte puutuvaid asju, umbes, et kus on mingi värav ja kuidas saab siit välja ja mingid täiesti, ütleme, asju, millega mina ei pidanud tegelema ja absoluutselt iga kord aitasin inimesi. Mul ei olnud raske näidata kuidas välja saab või kuidas mingisse väravasse saab. See ei olnud minu jaoks raske. Ja see suhtumine just hämmastas, et kuidas minuga seal suhtute, et see oli ikka jõhker. Kõige jõhkrem võib-olla see üks noormees, kes otsustas lõbutseda minuga, selles mõttes, et kui ma küsisin, kus politsei on, siis ta ütles, et politsei on seal all väravas, et ma teadsin, ma pean pikamaa kõndima ja muidugi see värav oli tühi ja kui ma tagasi olin, siis ta muheles ja irvitas, et oi, kui naljakas, et ma sain see valesse kohta saata, et ahahaa, eks. Selline lasteaed, väga ebameeldiv, aga õnneks oli see ka mõni meeldivam inimene, kes ikkagi juhatas mind õiges suunas ja suurte siis eksirännaku tulemusel, see lennujaam ei ole väga hästi ka üles ehitatud ja ta on väga pikad vahemaad ja selline väga ebameeldiv lennujaam, mitte kunagi enam sinna minna ei taha. Ja kui ma lõpuks sinna politseisse jõudsin, siis ilmub siis tohutu tukiga Türgi politseinik. Mul tekkis juba imelik tunne sellepärast, et ma ei saa aru, mis positsioon on Eesti Vabariigil Türgiga. Selles mõttes, et Türgi on nagu NATO liige, eks ju, aga samas me võtame Türgis ka neid pagulasi. Et ma ise olen olnud ühe pagulase õpetaja, riik maksis selle õpetuse veel kinni, nii et väga selline huvitav selline olukord, eks ju. Aga see pagulaste jutud, ma olen aru saanud, et politseiga väga suured sõbradust ei ole ja sellepärast nad Eestis siin ka elavad. Ja siis ma pean suhtuma umbes sellise inimesega, kes võib-olla minu õpilast võib-olla peksaks või suhtuks kuidagi mitte lugupidavalt, ütleme niimoodi, jah. Ja siis on suhtlema. Algus oli nii, et ta ei uskunud poolt sõnagi, mida ma rääkisin, oli näha, et ta vaatab ka sellise põlgusega. Aga selleks ma olin juba üpriski vihane ja hakkasin lihtsalt nõudma, et teeks oma tööd, eks ju. Ja mingil hetkel võib-olla ma läksin väga närvi juba ja siis korraldati selline, kuidas öelda, nagu ma aru sain hiljem, politsei operatsioon. Et võeti suurte jõududega mindi peale. Ja hakati kõiki need kaamerad otsima ja kaamerapilte ja mulle näited, kõik oli näha, mis kell ja kus ma olin läbi käinud, eks ju. Ja siis läks veel päris kaua mööda ja mingil hetkel ilmub see politseinik ja tal on näpus minu see rahakott, eks ju. Ja raha on kõik alles ja ma saan selle tagasi ja siis ma ütlen politseinikule, ma olin juba, kas ma tohiksin teie kätt suruda, eks ju, ja siis ta selle peale väga vihaselt ütles ei. Ma ei tea, kas ma sellepärast ei tohtinud ta politseiniga, sellepärast ta oli meessoost, ma ei tea, igal juhul ei. Ja siis ma panin selle kael, läksin siis Istanbul-Tallinn lennu peale, Turkish Airlines puhul on see, et seal on selline huvitav lennuliin, toidud on äärmiselt head, isegi ma sõitsin kõige odamas turistiklassis, eks ju. Isegi kauglennu turistiklassis anti sokke ja hambapastat ja väga selline, selles mõttes on väga hea lennufirma. Aga ütleme võib-olla teeninduse mõttes nii ja naa, eks ju, et kohati oli väga tore ja kohati oli kuidagi jällegi see mingi Türgi suhtumine või ma ei tea, ma ei oska, ma arvan, et mul ei tule enam elus selle lennufirmaga vaja reisida, kuna ma ei lähe lihtsalt läbi Istanbuli kuskil. Ja kuidas siis ma hakkasin foorumitest uurima neid varguseid, täpselt samas kohas ma arvan, et see toimus samas parfümeeria poes, kus ma pärast toimus, et ma hakkasin tagasi kerima igat hetke sellest hetkest, kui ma tulin turvaselt kontrollist läbi
ja ma arvan, et ma isegi tean, kes see varas oli ja ma arvan, kui sa nägid seda politseioperatsiooni, mis toi tuhutute jõududega peale, siis lihtsalt viskas selle põrandale ja ütles, et see on nagu kaotatud või midagi sellist, eks ju. Ma arvan, mis juhtus. No muidugi, kuna ma esimest vargust ei pidanud varguseks, ma pidasin seda hooletuseks või mis ei olnud kindlasti seda, siis ma üritasin teha ka, siis mul ei olnud see politsei seda raportit selle kohta ja politsei ei tundnud midagi huviga mingit nii varasemat asja uurida. See oli selgelt näha, et nad ütlesid, et nad ei taha seda teha. Ja ma üritasin ikkagi mingi kindlustusest raha saada, aga kindlustus ilma politsei raportita raha mulle ei andnud, nii et see läks siis nagu kaotsi. Et põhimõtteliselt, kuidas ma suhtun sellesse kuritegevusse? Kuritegevus puhul on 2 aspekti, üks on see materiaalne aspekt, eks ju. Ja see on suhteliselt nohu. Ja muidugi on ebameeldiv kaotada raha ja kaotada asju, eks ju. Aga see on talutav. No näiteks, kui ma sattusin kunagi Barcelonas kuriteo ohvriks ka, nagu varastati rahakott ära, siis ma käisin politsei raportiga näiteks teatris. Mul oli teatripiletid palju rahakotis ja ma lasin kirjutada kõik politsei raportisse üle, kõik teatripiletid ja üks oli väga eliitteater, kuhu ma läksin politsei raportiga ja ütlesin seal kassas, et olukord on see, et mul varastati pilet ära ja kas ma saaksin siia teatrisse ja nad ütlesid, et meil on täna kõik välja müüdud, aga me otsime teile kõige parema koha üldse. Kõige väga hea koha ja ma sain tegelikult parema koha kui see, mis mul oli algselt. Ja ma väga stiilses kohas istusin ja see oli huvitav selline näidend, kuna seal mängis ühes peaosas Alex Casanovas, kes on näitleja, kes mängis Almodovari Kikas seda Ramoni. Kika on minu Almodovari lemmikfilm. Ja siis see oli selline ka näidend, kus näitlejad tulevad inimestega suhtlema, nii et mingi hetk oli see, kus ta seisis mu kõrval ja rääkis. See oli selles mõttes, et ma mõtlesin, issand jumal, et see on nüüd Kika filmist Ramon, kelle kõrval ma siin seisan. Et see oli selline hea kogemus, et ja ju võib-olla leevendas seda, aga psühholoogiliselt, kui sa langed kuritegevuse ohvriks, siis see on ikka väga ränk. Tekitab selliseid hirme ja sellist pinget, vastikuse tunnet ja ma kindlasti enam läbi Istanbuli ei lähe. Nii et kui ma valida, kas ma olen Amsterdamis, on mingi see neegri naine hõõrub mu siniseks ja mingi räppade on ka Amsterdam ja masinad tahavad seal katki ja inimesed võib-olla torisevad natukene, aga sa ei lange seal kuriteo ohvriks. Ja see on kõige tähtsam. Ja Istanbul on võib-olla, seal on võib-olla on kenam, kuigi seal on kõik väga läks, eks ju, mis on ka tegelikult võib-olla kuritegevuse liikeda, sellepärast müüvadki need odavaid piletid, et hiljem muuga tasa teha, eks ju. Siis ma läbi Istanbuli ma üksinda kindlasti läheks, võib-olla kellegi teisega, jah. Kuigi oleks väga ebameeldiv läbi Istanbuli minna, väga ebameeldiv. Ma pigem ei tahaks isegi kellegi teisega sinna minna. Aga üksinda ma sinna kindlasti minna enam ei taha. Ja see on selline huvitav lugu, et ma olen nüüd foorumites käisin ja vaatasin, et kuidas see Türgis toimub, et kui sa langed kuritegevuse ohvriks ja enamik ikkagi langeb ja siis midagi tagasi ei saa kunagi. Aga just see, et ma langesin kuritegevuse ohvriks Istanbulis ja ma sain hästi vihase politseinikuga teda veenda nii palju, et ta selle operatsiooni seal korraldas. Ja ma sain oma raha täiesti tagasi. Et see oli hämmastav. Et selles mõttes, politsei on seal efektiivne, kui nad tööd tahavad teha. Aga võib-olla nad alati ei taha. Selline mulje on ka jäänud foorumi postitusi lugedes. Ja inimesed on üldiselt väga ebameeldivad ja üldiselt keeleoskusega on teema, millele mina kunagi välismaal ei virises. Ma arvan, et inimesed ei pea oskama tohutus koguses võõrkeeli ja käiaksegi teistes riikides, et kohalikes keeltes suhelda, eks ju. See on väga hea, aga on olemas selline rahvusvaheline lennujaam ja rahvusvahelise lennujaamades, kui inimestel ei ole võõrkeelte oskust eriti, siis nad võib-olla ei peaks seal töötama. Ja see on ka selline, et okei, sa ei oska inglise keelt, ei ole probleemi, kas sa hispaania keelt oskad, ei oska, prantsuse keelt oskad, ei oska. Kui üldse mitte mingid võõrkeeli inimene ei oska, siis pole võib-olla mõtet suuremaid võõrkeeli, eks ju, rahvusvahelise lennujaama tööle minna. Et see oli tänane mõtisklus ja ka põhjus ma arvan, et Eesti, kes võtab türklasi elama Eestisse, et seda teha ei tohiks. Et see mentaliteet on ikkagi kuidagi väga mööda. Et see on just see tunnetus ka, et paljud räägivad, okei, see on vaesusest.
et see on vaesusest, et ei ole midagi tegemist nagu mingisuguse kultuurilise värgiga, eks ju. Ja ma arvan, et see ei ole vaesusest, sellepärast, et ma läksin Istanbulist Buenos Airesesse, kus on ka majanduslikud probleemid käivad üle pea, eks ju. Inimesed on samuti vaesed nagu Istanbulis, aga Buenos Aires täielik turvatunne, eks ju, mis üllatas mind, sest ma arvasin, et tegelikult see võib-olla on Euroopas vähem turvaline, aga ma tahtsin sinna minna, mul oli isegi selline mõte, et isegi kui ma satun seal kuritegevuse ohvriks, ma lähen ikka sellepärast, et ma pean juba isiklikult põhjustel seal ära käima. Ja see on, ütleme, kui väga slummidesse ei taha just minna, see on midagi muud, eks ju, aga ma käisin isegi näiteks El Caminito, mis on see kõige kuulsam tango, eks ju, üks kuulsamaid igal juhul, et see El Caminito asub statistiliselt, ütleme, Buenos Aires on kõige ohtlikumas linnaosas üldse, võib-olla isegi kõige ohtlikumas. Ja ma hakkasin, et ma peaks ära käima ja siis ma küsisin hotellis, et vabandage, et kas linnaosa on päriselt ka ohtlik või? Sest ma iga pood olen lugenud, et on ohtlik, aga tegelikult ei olnud ohtlik, ma nägin seda linna. Ise hotellis öelda, et ei ole ohtlik, et lihtsalt hoia nagu asjade rohkem silm peal ja ära öössel sinna võib-olla mine, eks ju. Et öössel ma nagu ei läinud ja ma ütleks, et ta ei oleks olnud ohtlikum kui teised. Et ei, kindlasti mitte. Aga jah, et kuidas on võimalik, et kui kaks riiki on nagu majanduslikult pikali, eks ju, ja üks riik on ebameeldiv, Türgi on ikkagi äärmiselt ebameeldiv, Istanbul äärmiselt ebameeldiv koht. Kindlasti, ma olen hea meel, ma seal Bosporuse väljal käisin, eks, aga ma rohkem elus sinna minna ei taha. Ja Argentiina on niivõrd meeldiv. Et seal on võib-olla midagi tegemist ikkagi kultuuriga, kultuurilise kapitaliga, inimese suhtumisega. Et jah, tahaks uuesti Argentiinasse minna, kindlasti on väga tore seal uuesti, aga jääb Istanbuli ei julge enam, sest mitte see, et nagu paljaks röövitakse või kallale tullakse, see on selline materiaalne probleem, eks ju, vaid just see psühholoogiline pinge, mis seal on, see negatiivne suhtumine, mis inimestel on ja see on täiesti, see kultuuriline sobimatus, eks ju. Ja võib-olla tahaks lennukis konjakit ka juua, eks ju, et seal Turkish Airlines küll veini ja õlut pakub pika hambaga, peab ikka palju küsima, et saada, eks ju, aga konjakit ei anta. Nii et kui Lufthansaga minna, siis saaks konjakit ka juua. Või mingid brändid vähemalt, eks ju, kui turistile siis minna. Et selline oli siis mõtisklus Istanbuli lennujaamast, ärge sinna üksinda palun minge, see ei ole turvaline paik, see ei ole hea paik. Ja kui lähete, siis arvestage sellega, et olge väga ettevaatlikud, kui te sinna üksinda lähete. Arvestage, et turvakontrollid on väga-väga ebameeldivad. Ja, vaat nii. See oli siis mõtisklus.